ja see võib viia lausa selleni, et need tugevad spetsialistid, aga nõrgad juhid lausa lähevad ettevõttest ära. Sest nad tunnevad, et see roll neile ei sobi. Neil ei ole neid naturaalseid liidri omadusi, neilt nõutakse liidri moodi käitumist ja nad annavad alla. Tüüpiliselt ei julge nad tagasi minna spetsialistiks, see on liiga suur selline iseenda egoga toime tulemine, tunnistamine, et ma ei saanud hakkama ja seepärast kaotatakse neid häid spetsialiste järgmisse ettevõttesse, kuhu nad võib-olla lähevadki spetsialistiks. Ja ma näen neid oma koolitustel, kes ütlevadki, et tead, ma olen palju õnnelikum siin ja võib-olla kõik osapooled on õnnelikud. Aga alati ei pea tegelikult see lõppema lihtsalt lahkumisega, sest et siit tõelise spetsialisti arhetüübist hea juhi arhetüüpi jõudmise eeltingimuseks on ühelt poolt selline mõtteviisi kujundamine, aga teiselt poolt, mida lihtsamaks see juhtidele teha, mida konkreetsemad tööriistad neile kätte anda, sama konkreetsed tööriistad, mida nad kasutavad oma valdkonna juhtimiseks, nad saavad kasutada tegelikult ka oma inimeste juhtimiseks. Ja need tööriistad on tegelikult olemas. Need on sama konkreetsed, sama mõõdetavad, sama lihtsasti rakendatavad nagu kõik muud tööriistad.